Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti täiesti esimest osa. Mina olen Regina Jaakson ning siin Pärnu huubis saab tõepoolest igapäevaselt salvestatud üks Pärnumaa podcasti uus saade. Mul on hästi hea meel, et täna saame pihta alustada sellise suure teemaga kohe, et oli küll esiti plaan hakata jutustama sellest, kuidas üldse Pärnumaa podcast sündis, aga sellest järgmistes osades. Täna räägime hoopistükis Pärnu häkatonist, Pärnu häkk. See oli siin nii väga, kui ma õigesti mäletan, aga eks ma kohe täpsustan. Sellega seonduvalt on meil täna siin külas Forward Space'i tegevjuht. Tere tulemast, Kristina Põldots. Tere! No nii, alustame siis kõigepealt natuke kaugemalt, et mina tean, mis on Forward Space, sina tead, mis on Forward Space, Forward Space inimesed teavad, mis on Forward Space, aga ilmselt on ka veel mõni inimene, kes ei tea, mis on Forward Space, et ole hea, räägi natuke lahti, millega tegemist on. Jaa, hea meelega, aga kõigepealt ma sooviks sulle õnne uue podcasti algatamisega, uus teekond on alanud, uus elujärk on alanud ja mul on mega suur au olla esimene külaline. Aitäh. Et kindlasti jään ootama põnevusega järgmisi osasi ja olen juba suur fänn ja kuulaja. Aga rääkides Forward Space'ist, mis on Forward Space? See on koostöötamiskeskus, kus inimesed, kõige lihtsamalt öeldes, kus inimesed käivad koos, et tööd teha. Et kui rääkida klassikalisest coworkingust, mis tähendabki siis koostöötamiskeskus, siis seda saaks justkui võrrelda raamatukoguga. Et kus inimesed individuaalselt tulevad tööd tegema, oma ette vaikselt toimetavad, siis kui rääkida Forward Space'ist, siis Forward Space on justkui ka kõike seda, aga natukene sinna on vunki juurde keeratud. Forward Space on justkui avalik või selline avalik linnaväljak, kus inimesed käivad samamoodi kas siis üksinda tööd tegemas, aga iga hetk on võimalik kellegiga kokku põrgata, ideid vahetada, kedagi aidata, kellegi ideedele hoogu anda või oma ideedele hoogu saada. Et meil käivad koos või siis kes meil kasutavad siis nii-öelda meie ruume, on erinevad ettevõtjad, alustavad ettevõtjad, tegutsevad ettevõtjad, iduettevõtjad, kaugtöölised, vabakutselised, hübriidtöölised, ehk siis sinna on kokku tulnud punt inimesi, kellel on võimalik teha tööd arvuti taga. Ja kellel ei pea olema justkui siis töökeskkonnaks selline klassikaline kontor. Et see on selline võib-olla kõige lihtsamini või lihtsamalt seletatuna, mis on siis see koostöötamiskeskus Forward Space. Oskad sa mulle praegu puusalt nimetada ka erinevate nii-öelda elualad inimesi ja selles mõttes, et mis valdkonnad teil siis seal kokku sattunud on? Ja meil on hästi erinevatest valdkondadest inimesi, meil on vandeadvokaat, meil on sisekujundaja, meil on arendajad, graafilised disainerid, meil on küberturbe ettevõtte juht, meil on kasvuhoone, automaat, kastmise iduettevõtte tegevjuht, ehk siis meil on väga palju erinevaid inimesi ja tegelikult see on just, ongi äge ja rikastav, sest et kõik need erinevad valdkondade inimesed suudavad üksteisele mingisuguseid uusi mõtteid pähe panna. Kui keegi on näiteks kusagile kinni jäänud oma mingisuguste küsimuste, probleemide juurde, siis hoopis teisest valdkonnast inimene näeb äkki neid teise külje alt ja suudab siis kuidagi siis edasi utsitada või oma nõu anda teistele. Ja nendest erinevatest valdkondadest inimesed on meil ka tihtilugu alustanud üksteisega koostööd ja on sündinud uued ettevõtted. Et ühesõnaga väga mitmetest valdkondadest inimesed on kokku tulnud.
Kuidas see nagu täitsa reaalsuses välja näeb, et kas näiteks on kellelgi nagu see koht, kus ta ei leia lahendust, eks ju, keegi teine vaatab, temal tuleb küll tossu peast välja, ma nüüd hüppan nagu pulti, küsin, mis sul oleks nagu juurde vaja, on ju. Või kuidas see nagu täitsa praktikas välja näeb? Või küsitakse abi, et kuule, ma olen nagu selle kohas, ma ei oska siit nagu edasi või midagi muud vaatenurka näha, et kuidas see nagu päriselt nagu välja näeb? Meil on... kui öelda, milline see forward space välja näeb, siis meil on üks suur avatud ruum mitmete töölaudadega, kus on siis inimestel läpakad, arvutid peal, teevad seal vaikselt tööd, aga kõrval on meil ka selline ürituste ruum või kohviruum, köögiruum, kus siis inimesed tulevad, teevad väikse pausi, söövad lõunat, joovad kohvi ja seal need vestlused siis algavadki. Kes tõstatab mõne küsimuse, küsib kellegi käest nõu või juhuslikult mingisuguse vestluse käigus tekivad siis ühised mingisugused kogemused, ühised teadmised ja siis sealt nende vestluste käigus üldjuhul tekivadki need nii-öelda kohad, kus saab üksteist aidata või tõesti keegi palub abi. Meil on ühised siis platvormid, kus me omavahel veel suhtleme, kes parasjagu võib-olla kontoris ei ole, on ju. Et nagu ikka ettevõtjad, et kes töötavad vahepeal kontoris, kes on kuskil kaugel ära, aga on tekkinud selline suur kogukond. Ja kuidagi meie selle Forward Space'i enda missioon on ka tegelikult olla mitte ainult justkui töökoha rendipind, vaid meie missioon on olla Pärnumaal siis selline tugikeskus, keskne punkt just alustavatele ettevõtjatele, väikeettevõtjatele, iduettevõtjatele, et see on koht, kus on läbi meie liikmete selline pagas teadmisi, kogemusi, et kui sa sinna tuled, sa ei tule lihtsalt rentima tööpinda, sa saad kihvti siis seltskonna nii-öelda tegusaid ettevõtlikke inimesi omale nii-öelda kontaktiks, kellega siis arutadagi mingisuguseid tööprobleeme, saada kontakte, kusagile edasi jõuda, rahastust saada kuskilt, mingisugust koostööpartnereid, eksportida välismaale, et tõesti, et see ei ole ainult koht, kuhu tulla tööd tegema, vaid sa saad neid kontakte ja ka ägedaid sõpru, kes sind kaasa aitavad. No ikka aeg-ajalt ju kuuleb, et eestlased, me oleme nii kinnised, me ikkagi pigem teeme nagu oma põlve otsas, ei taha kellegagi kontakti luua, veel vähem abi küsida, eks ju. Mul tundub, et selle põhjal, mis sa rääkisid, me vist eestlased ei ole sellised ikka. Jaa, tead, selle põhjal ma ütleks küll, et me tõesti murrame seda müüti seal, et võib-olla kaugelt võibki paista, et mis ma sinna nüüd lähen, et mina ei julge seal midagi teha või küsida või ma ei tea, kas ma sinna sobin, aga need, kes lõpuks selle julguse kokku võtavad, jõuavad meieni, kas siis mõne ürituse läbi lihtsalt osalevad mõnel üritusel või tulevad korra sinna siis päevaks proovima, kuidas siis koostöötamiskeskuses tööd on teha, siis need tõesti avastavad, et oi, et ei olegi nii hull ja tõesti, et öeldakse tere kohviruumis ja pakutakse nõu ja tegelikult ei ole asi üldse nii hull. Kuidas sina sattusid Forward Space'i? No minul oli siis, kui see Forward Space avati 2017, et mina ise olin just kolinud Soomest tagasi Eestisse, ma läksin sinna peale keskkooli õppima ja tööle ja ma olin just tagasi Eestisse kolinud, sattusin oma kodulinna Pärnusse ja sõbranna siis kuidagi soovitas, et tead, et ma nägin reklaami, et avati selline koht nagu Forward Space ja neil on esimene nädal ja tasuta nädal, et mine proovi seal, tee tööd, et ma siis parasjagu olingi vabakutseline disainer ja disainisin siis sõbrannale veebilehte ja ta suunas, et mine tee seal seda, et kui sa kodus ei viitsi teha ja kodus polegi seda keskkonda, pole korralikku töölauda ja sinna ma siis läksin, siis olid veel siin Akadeemia tänaval nii ma jäingi. Ja jäin oma vabakutselise tööd tegema, oma klientidega toimetasin
Vahepeal küll kolisin, reisisin ringi, käisin vahepeal välismaal, aga alati, kui ma tagasi tulin, ma tulin Pärnusse. Ja just tänu Forward Space'ile alati Pärnusse, sest et kui siin seda kohta ei oleks olnud, siis ma ilmselt oleks pigem Tallinnasse pidama jäänud. Et teadsin, et siin on koht, kus ma saan toimetada, kus on teised ettevõtjad, ettevõtlikud inimesed, et miks siis kuskile suurde linna üldse minna, kui mul on oma kodukohas kõik siuke keskkond olemas. Et ei saa öelda, et Pärnu on igav väike linn, et meil on ikkagi päris suured võimalused loodud siia. Absoluutselt, et tegelikult kui küsida sõprade käest ka, kes on näiteks elavad Tallinnas, et millega te siis tegelete tööväliselt näiteks. Ja tihtilugu ongi kõik need tegevused, kas siis on ju kinos käimine või vahepeal teatrisse või kuskil siis mingisuguste hobiringidega kokkusaamised ja tegemised, et tegelikult meil on ju kõik need võimalused täpselt samamoodi olemas. Või tihtilugu öeldakse, et peale tööd või nädalavahetusel siis sõidetakse linnast välja. Et aga miks me ei saaks siis seda Pärnus samamoodi teha, et tegelikult meil on siin kõik võimalused olemas. Kui sa oled ikkagi suhteliselt algusest saadik olnud Forward Space'is, eks ju, kas keegi on veel lisaks sinule, keda sa niimoodi puusalt kohe tead, niimoodi täitsa kohe algusest saadik olnud Forward Space'iga seotud? No kui nüüd rääkida asutajatest, siis tegelikult ju kui nad alustasid punt noori ettevõtjaid, alustavaid ettevõtjaid või ettevõtlikke noori ju panid pead kokku, et midagi sellist peaks Pärnus olema. Et neil oli juba tänu sellele, et nemad on ringi reisinud Erasmuste programmidega näiteks, on ju, et nägid, kuidas mujal tehakse ja pundile tuli mõte, et teeme Pärnus ka. Ja tegelikult juba nende seast on ju suurem enamus, kui mitte kõik on Forwardis ikka veel oma teiste ettevõtmistega toimetavad. Oliver, kes on üks asutajatest, Oliver Sild, siis tema toimetab oma Batchtacki iduettevõttega. Forwardist Aareraev tegeleb oma Tamiatiks iduettevõttega, mis on ka tegelikult Forwardist alguse saanud. Marie vabakutselisena toimetab, põhimõtteliselt peaaegu kõik asutajad käivad veel Forwardist tegemas oma tööd. Ja eks on veel nii mõni arendaja, kes on algusest peale seal olnud, disainer, et neid nägusid on päris palju tegelikult. Et ikkagi kogukond, mis on kasvanud, aga mitte ainult nii, et on võõraid veel juurde tulnud, vaid ka ikkagi see maa seest nii-öelda inimesed on enda arenguga kasvanud heas mõttes, eks ju, ja läbi sellega siis veel koostöötamiskeskust nagu arendanud on ju. Ja absoluutselt, et seal on neid nii-öelda vanu nägusid, kes endiselt on meiega, kes aeg-ajalt ka tulevad meile külla, kas siis ürituste näol osalevad, toetavad meid, või siis, kes vahepeal on kusagile reisima läinud, siis tulevad Eestit külastades, Pärnut külastades, tulevad meile külla ja kindlasti on selle ajaga ka hästi palju uusi nägusid meiega liitunud ja meie juurest läbi käinud. Ja kui vaadata neid, kes on algusest peale näiteks olnud, on ka minuga näiteks, et kuidas see areng on toimunud, et kes on toimetanud, tulnud Forward Space'i, et toimetada oma projekti kallal, teha näiteks oma vabakutselise tööd või oma ettevõtte kallal, siis kuidas see on kasvanud, on väga nagu äge olnud näha, et mõned on hakanud omavahel koostööd tegema, on saanud Forward Space'is tuttavaks, on hakanud arendama mingit uut ettevõtet. Hea näide ongi näiteks Tamiatiks, Aare, Olev, Karl Martin on saanud Forward Space'is kokku ja sealt siis hakanud lisaks ka teistele väljaspoolt osalejatele on hakanud midagi uut ehitama ja neid näiteid on tegelikult hästi palju. Ka mina ju alustasin seal vabakutselisena, siis vahepeal sain läbi Forward Space'i, sain tööle arendusagentuuri, mis siis kaugtööna võimaldas mul Forward Space'is tööd teha. Olen saanud päris paljudele ettevõtjatele siis disainerina seal oma teenuseid pakkuda ja samamoodi praegugi toimetavad teisedki samamoodi, et saavad üksteist toetada oma teenustega.
no see kõlab nagu nii kuidagi kutsuvalt, mis siis, kui mul ei ole ühtegi ettevõtet, no sa ütlesid, et vabakutselisena, eks ju, aga kui ma nagu ei tea ka enda tugevusi, et kas ma siis võiksin ka teilt nagu läbi astuda, et ma tulen vaatan, mis te siin teete. Absoluutselt, sest tegelikult meil ju Forward Space'is ma üritan korraldada hästi palju erinevaid üritusi, mis ongi mõeldud ettevõtjatele, ettevõtlikele inimestele, ei pea omama ettevõtet, ei pea konkreetse mingisuguse idee või oskusega seal nii-öelda osalema, et need on avalikud kõik üritused, kus kindlasti võib tulla, kas meil on siis, räägime tänapäeval tehisintellektist, räägime ettevõtlusest, mis meil veel avalikust esinemisest, väga palju erinevaid väikseid üritusi on, kuhu kõik on oodatud osalema ja sealt kaudu siis ka miks mitte leidma mingisuguseid huvitavaid väljakutseid ja ideid, et siis sealt edasi liikuda. Sa oled juba päris mitu korda siin maininud üritused ja sündmused ja ma tean, et teil on juba sel nädalavahetusel tulemas üks suuremat sorti ettevõtmine, eks, mida te korraldate. Et mis asi siis, alustame kõigepealt kaugemalt, et mida tähendab üldse häkaton? Häkaton on selline üritus, kuhu tulevad kas siis erinevad inimesed, kellel on mingisugune äriidee või on mingisugune probleem peas, millele ta tahaks lahendust leida või tal on näiteks mingisugune lahendus sellele probleemile olemas. Ja sealt kõrvalt siis on inimesed, kellel on mingisugune oskus. Olgu see disainer, arendaja, lihtsalt loovmõtteja, kirjutaja, ükskõik. Tulevad kokku, moodustavad omavahel meeskonnad ja siis erinevate siis enda oma ala ekspertide, tugevate kogenud mentorite abil ja siis nii-öelda selle häkatoni juhi, moderaatori abil, siis selle häkatoni vältel töötavad selle idee kallal. See, millega nad sinna tulid, see, millesse need inimesed panustada tahavad, hakkavad selle idee kallal toimetama ja üritavad siis sellest ideest luua midagi käega katsutavat. Ehk siis mingisuguse ärikontseptsiooni juba, töötada selle kallal, viia selle järgmisele tasemele ja miks mitte teha seda just sellisel intensiivsel moel kui ürituse käigus, et päriselt hästi palju ära teha ja siis sealt nii-öelda mentorite ja loodud kontaktide abil hakata edasi liikuma. Kui mul jällegi probleemi pole, oskusid midagi, ma arvan, et on, aga see ettevõtmine tundub nii lahe olevat, et kas mul on siis ka mõtet tulla? Jaa, kindlasti, sest et ma arvan, kui on tahtmist, kui on natukesegi see nädalavahetuseke aega, kui on tahtmist ja indu kusagile panustada, midagi ägedat ära teha, siis kindlasti tasub tulla. Selleks ei pea olema varasemat häkatoni kogemust, selleks ei pea olema mingisugune ettevõtja. Kui sul on vähegi mingisuguseid põnevaid ideid, põnevaid oskusi, tahaksid kusagile panustada, isegi kui sa ei tea veel täpselt, mida sa oskad või kuidas sa panustada saad, aga sind väga huvitab ja sa tahaks väga osaleda, siis kindlasti tasub osaleda. Sest et esimene nii-öelda kohtumine, et see häkaton, mis meil tulemas just on nädalavahetusel, ongi selleks, et kuulata neid inimesi, kellel on idee, kellel on mingisugune lahendus probleemile ja siis näha, aga sellele ideele on mul mingisugune mõte juurde lisada või sellele ideele on mul oskused, millega mina saaksin panustada ja just niimoodi me loomegi need meeskonnad, et sealt edasi toimetama hakata. Kuidas see täitsa nagu praktikas välja näeb, et tuleb siis punt inimesi kokku suurde saali, piltlikult öeldes, eks ju, ja siis kellel on sarnased mõtted, visioonid, need siis tehakse nagu meeskonnaks ja siis keegi hakkab neid juhendama? Või? Just, põhimõtteliselt küll, et me tuleme kokku suur saal, punt inimesi, need, kellel on ideed, tulevad lavale, räägivad oma ideest ja siis mentorite ja juhendaja abil loome siis nendest ideedest siuksed erinevad meeskonnad. Et vaatame, kes kellega kokku sobib, kes kellega koos tahab toimetada, milline idee keda kõnetab ja siis on meil 48 tundi, kuna selline traditsiooniline häkaton justkui
selle ajaraamistik ongi 48 tundi. Ehk siis kogu nädalavahetuse jooksul alustame nüüd sellel reedel, lõpetame pühapäeval, on meil aega selle idee kallal töötada. Moodustame tiimid, tiimide vahel hakkavad liikuma siis kogenud punt mentoreid, kes siis kuulavad, vaatavad, kuidas tiimid töötavad, kuhu nad suunduvad ja siis vastavalt läbi oma kogemuste ja ekspertiisi nad siis suunavad ja aitavad neid. Ja siis viimasel päeval need tiimid siis esitavad žüriile, publikule, kuhu nad on oma ideega jõudnud, kust nad alustasid, kuhu nad on jõudnud ja siis, et asi oleks põnevam, oleks mille nimel nii-öelda lisaks sellele, et lahenduse nimel töötada, pakume ka vägevaid auhindu. Et žürii valib siis nende seast välja võitja ja pakume ägedaid auhindu, rahalisi auhindu ja mentorlust, et selle ideega päriselt edasi minna, et see idee ei jääks lihtsalt sinna nädalavahetuse keskmesse. Kohe nii palju küsimusi, ma loodan, et kõik on meeles ka. Kui ma peaksin tulema lavale enda ideed esitlema, enda mõtet, eks ju, alguses, aga kui ma ei julge, kuidas siis seda poolt nagu lahendada, et ma tean, mul on nii hea mõte, mida võiks teha, aga kuidas ma siin tervele saali täiele räägin nüüd, et kuulge, mul on siuke mõte, et äkki tuleb keegi aitab lahendada. Tead, ma arvan, et kõik, kes sinna tulevad, kõigil on mingisugune väike hirm sees, et no ma ei tea, et kas kedagi kõnetab, kas ma julgen. Tuleb lihtsalt võib-olla, et julgust koguda natukene kodus lihtsalt harjutada, oma ette mõne sõbraga, mõne pereliikmega, nende ees natukene harjutada, saada tagasisidet, et kas mu mõte tuli hästi esile ja tulla sinna võib-olla mitte, kui ei julge kohe esimesena lavale tulla, siis eks need ikka julgemad tulevad ennem ja siis tegelikult selle ajaga, kui teised esinevad, räägivad ja sa näed, et ka teised näiteks koperdavad või natukene on tagasihoidlikud, siis see annab sulle endale ka tegelikult julgust juurde, et ei ole siin midagi. Ja eks me korraldajatena ja kõik, kes seal mentorid on ja ülejäänud inimesed, et eks me üritame ka julgustada ja kaasa aidata, et kui tõesti üldse ei julge, et siis võib tulla julgelt ütlema, et kuule, et palun tule laval, ma ei tea, seisa minu kõrval. Siis on natuke julgem tunne. Kindlasti tasub tulla ja leiame lahendusse, kuidas see idee jõuaks teiste kõrvadeni. Sest ma olen hästi palju kuulnud, et on nii paljudel nii kihvtid mõtted ja ideed, aga jääb just puudu sellest julgusest, et esineda. Ja siis, kui sa veel vaatad seal seda suurt saalitäit rahvast ka, on ju, et issand jumala, kuidas ma nüüd, aga kui sa ütled, et te leiate lahenduse, siis juba see on julgustav. Ja kindlasti aitame, kindlasti leiame lahenduse ja tihtilugu võib olla see, et sa tuled mingisuguse ägeda mõttega ja sa kuuled mingi teine esineja räägib umbes samasugust mõtet. Ja kui ise näiteks ei julgegi, siis miks mitte pärast minna, et kuule, tead, mul on ka tegelikult selline mõte ja ma võiks su mõtet natuke täiendada, et ma ei lähegi sinna lavale, et kuule, me juba võiks omavahel koostööd teha, et sa olid see julge esineja, et saame niimoodi ka hakkama. Ja tegelikult neid lahendusi on erinevad, et tulla tasub ikka. Nii, järgmine küsimus kohe. Ütlesid, et 48 tundi, kas nagu hommikust ööni, ööst hommikuni, mis see päriselt tähendab? Tead, ma ise olen ka häkatonidel varem osalenud, nii osalejana kui mentorina. Siis minu esimene kogemus oli ka selline, et panime tiimi kokku, pundi kokku ja tegelikult alustasingi. Minu esimene häkatoni kogemus oli Tamiatiksi tiimiga. Et see sündiski niimoodi, et Forward Space'is Aare pani pundi kokku ja siis läksime häkatonile osalema ja sealt see Tamiatiks vaikselt nii-öelda ellu ärkas ja tegutsema hakkas. Aga oli samamoodi, esimesel kohtumisel saime kokku, sai see idee välja hõigatud, kes seal veel punti siis liitusid ja hakkasime töötama ja ma võin öelda, et meil tõesti juhtus see, et me tegime päris öötundideni, arendasime, kuna meil oligi selline lahendus, et arendajatel oli vaja palju tööd teha, mina siis disainisin parasjagu. Et meie tiim tegi küll niimoodi, et tegi öötundideni. See ei ole üldse mingisugune kohustus, iga tiim, iga osaleja otsustab ise, kuidas ta siis, kui palju ta suudab panustada. Tiimid omavahel siis otsustavad, millal nad tööd teevad ja kui palju, aga tänu Hestia hotell Strandile on meil ruumid põhimõtteliselt 24/7 avatud, on võimalik tööd teha hommikust hommikuni.
et jah, igalühel, kuidas parasjagu võimalust on ja tahtmist ja jaksu on. Järgmisele küsimusele sa juba vastasid enne ära, et mul oli tahtmine teada, et kas on ikka mõni asi sealt häkatonil päriselt tööle ka hakanud, aga Damiatics ju see juba nimetasid ära siin. Jaa, Damiatixiga siis, kui mul oli au kuuluda sinna meeskonda, siis Damiatics, kui ma ei eksi, siis Damiatics võitis ära häkatoni ja sealt edasi siis liiguti ajujahile, kutsuti ajujahile osalema ja nüüd on see Damiatixi punt on väga aktiivselt tegutsenud neil erinevad rahastused, toetajad on ju, keda nad siin on otsinud ja saanud omale ja kliendid ja erinevad programmid, kus nad osalevad ja oma prototüüpi siis proovivad, mitte ainult prototüüpi, nad on ikkagi jõudnud juba päris lahendusteni ja proovivad, katsetavad klientide peale, et väga hästi on toimima läinud. Ja teisel korral, kui ma Pärnu häkatonil osalesin mentorina, siis oli minu tiim oli Teadmik Games ja samamoodi Kerlika toimetab Forward Space'is ja tema siis arendas välja oma sellised lauamängud, mis olid lastele mõeldud. Üks oli matemaatikat õpetav lauamäng ja teine oli siis geograafiat, mingit, kas siis Euroopa riike lastele õpetav selline lauamäng. Et tema tuli sellise ideega sinna ja võitis ära. Ja samamoodi, et need mängud on tegelikult ostetavad ja võimalik mängida, et tõesti, et tegelikult väga paljud edukad ettevõtted üle maailma on alustanud mingisuguselt selliselt häkatonilaadselt ürituselt. Kui nüüd ütlesid, et seal tulevad inimesed kokku, ideed on juba olemas, on ju, ja siis tekivad need meeskonnad nii-öelda, et kas on ka niimoodi, et keegi nagu suunab või on see niimoodi, et ma vaatan, et nende idee tundub mulle nagu nii mulle omane, et ma hüppan kohe nende paati, kui võimalik on, või kuidas need meeskonnad nagu paika saavad nii-öelda? Koha peal meil on moderaator, meil on Kai Isand, kes on esiteks ka pärnakas, Pärnust pärit ja kes on siis väga pikaaegse häkatonide korraldamise, läbiviimise kogemusega, kes korraldab ka suurt Latitude 59 konverentsi, kes on siin ka Pärnus neid Garage 48 häkatone korraldanud. Tema on meil siis moderaator ja tema käe all siis see juhendamine toimib, et kes siis leiavad ise üksteist, juba teavad, et mis ideega nad tahavad ühineda, kes tegelikult on ennast ka meeskonnana juba kirja pannud, teavad, et nemad tahavad oma vahel tööd teha juba. Ja eks me siis seal koha peal seda suunamegi. Et kindlasti läbi mentorite ja Kai abil paneme need meeskonnad kokku. Aga kui mulle tundub, et see minu idee on ikka nagu täiesti kosmosest, et nagu vaatad peale, et nagu ühestki otsast see ei saa nagu realiseeruda, on ju. Et kas pigem sellisel juhul nagu mitte tulla, just kui aega raiskama, või vastupidi tulla, et võib-olla keegi paneb soole pipart peale? Kindlasti tulla, sellepärast, et kui ma ise arvan, et mu idee on kosmosest, siis ega enne päriselt ma ei tea, kui ma ei ole selle idee välja hõiganud ja teistele siis teada andnud ja tagasisidet saanud. Kindlasti tasub tulla, sellepärast, et äkki mõnel on veel selline idee, äkki keegi oma ideega täiendab sinu ideed. Ja kui tõesti juhtub, et näiteks sinu ideega keegi ei haaku või tundub või ongi päriselt kosmos, siis äkki sa leiad ise mingisuguse ägeda tiimi või idee, kuhu panustada siis oma oskustega. Et see on ka tegelikult häkatonil täiesti tavaline ja omapärane, et kes tulebki võib-olla suur punt erinevate ideedega, aga lihtsalt juba mahult me ei jõua neid kõiki ideid võib-olla ära nii-öelda majutada sinna 48 tunni sisse. Et siis lihtsalt olla valmis selleks, et kui sa oled avatud, lisaks sellele, et sul on idee, et sa oled avatud ka liituma kellegi teise ideega, siis kindlasti tule. Et eks me siis peale esimest kohtumist, esimest õhtut näeme, mis sealt edasi tulema hakkab. Ja kui sa tunned, et seal koha peal, et näiteks tuled idee või oma oskustega, aga näed, et keegi minu ideega ei haakunud otseselt, mind ka ükski idee ei huvitanud, et täiesti on okei siis ka pooleli jätta. Et tule lihtsalt kohale, kuula, vaata, räägi kaasa ja siis ega enne ei tea, kui ei proovi.
See on hästi oluline julgustus siinjuures, sellepärast, et tihti on ju see, et kui öeldakse, tule nüüd 48-tunnisele häkatonile ja mõtled, aga issand, aga äkki see ei olegi nagu päris mingi idee, minu idee on ju, et ei sobitu minuga, et kas ma pean terve sajaks, siis see olema nagu vägisi, aga ei, et põhimõtteliselt, et kuigigi näed esimese päeva õhtuks, et see kord ei ole. Jah, see on väga-väga okei, sest et ju teistmoodi ei saakski teada, mis seal toimub, kes seal on ja kui ei sobi, siis see on ka väga okei lihtsalt siis öelda, et seekord mitte. Kui palju erinevaid ideid jõuate siis selle 48 tunni jooksul nii-öelda ära majutada, nagu sa ütlesid, et mis see optimaalne on? Ega meil piiri ei ole. Piiri me ei ole seadnud, kõik kuulame ära. Ideaalis me tahaksime kokku saada umbes 13 tiimi, 10-13 tiimi. Meil on väga ägedad, väga erinevatest valdkondadest mentorid, 10 mentorit ja kõik on siis tiimide vahel, selles mõttes kõik mentorid on kõikide tiimide käsutada nii-öelda. Et kõik mentorid siis käivad tiimide vahel ja omast valdkonnast, omade kogemuste ja teadmistega suunavad. Sest et eks iga idee on ju, kas vajab siis mõne tehnilise inimese mõtteid ja suunamist, teenuse disaini inimese suunamist, võib-olla mõne äristrateegi suunamist, et võimalikult erinevad mentorid ja et kõigi nii-öelda nende ideede ja tiimide vahel oleks mõnusalt ära jaotatud. Põhimõtteliselt on võimalik, nagu ma aru saan, see osalemine on tasuta ju? Osalemine on tasuta ja pakume toitlustust omalt poolt, et kõikidel nende häkatoni päevadel saab ilusti kõhud täis ja meil on hea äge seltskond, et kindlasti tasub osaleda. Ehk et siis põhimõtteliselt tulen kohale, saab süüa on ju, punkt 1 on ju, aga ma saan veel nii paljude eriala inimeste teadmispagasit tasuta kasutada. Ja see on üks hästi suur väärtus ka häkatonile osalemisel, et sa saad ka kontakti mitte ainult kõigi nende teiste osalejatega, kellel on mingid ägedad mõtted, ägedad ideed, sa saad kontakte nende näiteks mentoritega, sa saad nendelt mentoritel suunamist ideid kusagile võib-olla järgmisesse kohta või järgmiste inimesteni, keda sul parasjagu vaja oleks. Ja samamoodi, kui sul on juba mingisugune toimiv idee ja sul on puudu mõned tiimiliikmed teatud oskustega, siis see on ka ideaalne koht, kus neid leida. Tuleb lihtsalt ennast märgatavaks teha ja seal need inimesed kokku tulevad. Ja, et tihti on ka see, et idee on tõesti väga hea, aga kui keegi ei tea sellest, siis on väga vähe kasu sellest heast ideest. Jah, täpselt, et tuleb kuskilt alustada, tuleb ennast nähtavaks teha. Ja ma kindlasti mainiks ära, et selle häkatoni üldse, et meil võimalik seda häkatoni korraldada on tänu Euroopa Liidu ja Startup Estonia toele, tänu nende rahastusele ja tänu ka hästi paljudele toetajatele. Et nagu ma rääkisin, meil on mitmed auhinnad, et motiveerida meie tiime, et luua mingisugust võimalust ka edasi arenguks, siis meie suur toetaja on Patchstack, kes on ka ühe Forward Space'i asutaja Oliver Silla siis nii-öelda iduettevõte, küberturbe ettevõte. Nemad panevad auhinna rahaks välja 1000 eurot võitjale, mis on kindlasti väga suureks abiks. Meil on toetajaks, meie partneriks on Pärnumaa ettevõtlusinkubaator. Nemad panevad siis omalt poolt välja auhinna, et parimad pääsevad siis inkubaatorisse. Et nemad siis pakuvad omalt poolt seda, et sügisest, kui nad alati iga sügis koguvad omale siis nii-öelda sinna ettevõtlusinkubaatorisse uusi tiime, uusi äri nii-öelda algatusi, siis see on ka üks nii-öelda auhind, mille nad välja pakuvad, ehk siis tiimid saavad mentorlust, saavad oma ala ekspertidelt tuge, ka nii-öelda selle häkatoni järgselt, siis on meil suureks toetajaks ka Pärnumaa ettevõtete koda. Nemad samamoodi omalt poolt pakuvad eksperdi nii-öelda nõu, mentorlust selle häkatoni järgselt. Meil on tehniline tugi nii-öelda ka panevad auhinna välja veebimajutus, et nagu ikka, kui on uus ettevõtte, uus ärimõte on näiteks kohe veebilehte vaja kusagil üles panna, et sellega tuleb meile see veebimajutus appi.
meil on piletid ettevõtlus-äri konverentsidele, meil on Latitude 59-le piletid välja pandud, meil on Startup Day'le piletid, mis ka kohe peale Hackatoni toimub. Forward Space ise paneme ka töökeskkonnana parimatele, kes vajavad kohta, kus tööd teha, Palo Alto Club Tallinnast, sest et meil on osalejad üle Eesti. Meil on Saku Läte, kes panustab oma sellega, et me oleks hüdreeritud terve ürituse ajal. Et meil on palju inimesi, kes meid aitavad ja toetavad ja siis Siris reklaam ja Tolli, kes aitavad meid nähtavusega, kes aitavad meil trükistega olla nähtavad, igale poole jõuda ja kindlasti Pärnu keskus, kes samamoodi toob meid esile ja kus me ka tegelikult Forward Space'iga asume. Ja kõik mentorid, kes ikkagi jällegi omalt poolt abistavad ja toetavad, et väga tänulik olen ka neile, kes panustavad oma aega. Et tänu neile see Hackaton toimub ja tänu neile me saame pakkuda uutele ägedatele ideedele, toimivatele ideedele, ettevõtlikele inimestele mingisuguse väljundi. No täitsa kohe puusalt ja vajaduspõhiselt küsimus. Kas selline asi nagu Pärnumaa podcast, mis praegu nagu ei ole üldse ju veel registreeritud, ütleme ühegi ärilise ühinguna, eks ju. Et kas see on ka selline idee, millega võiks edasi minna? Absoluutselt ja väga hea, et sa selle välja tõid, sellepärast, et Hackaton oma olemuselt on väga selline kuidagi tuntud, et see on see koht, kus lähevad kokku arendajad, digitaalsed disainerid, et see on kuidagi väga IT-põhine. Eks ta nagu suures osas ongi, sest et väga paljud need oskajad või need nii-öelda eksperdid, kes sinna tulevad, ongi kuidagi IT-valdkonnaga väga palju seotud. Aga Hackatonil, Pärnu häkil ei ole valdkonna piire. Väga paljudel häkkidel on oma nišid, aga me otsime seda Hackatoni avatuna, igast valdkonnast võib tulla, olgu see IT, olgu see mingisugune MTÜ, mingisugune mõte siin Pärnus midagi ära teha, podcasti mõte, kõik ideed on oodatud. Sellepärast, et kunagi ei tea, mis algatusest võib midagi suurt välja kasvada või mingisuguse pivoti teha. Et kindlasti igast valdkonnast inimesed on oodatud, olgu sa mingi rõivaste disainer, sul on mingisugune, ma ei tea, sa oled ehitaja, insener, sul on mingisugune huvitava toote idee, mida sa tahaksid ehitada, kõik on oodatud. Väga äge, et sa selle ära tõid, et see annab kindlasti julgust juurde neile, kes mõtlevad, et ma pean nüüd hakkama mingisugust asja seal reaalselt lattu tootma nii-öelda. Jah, just, et kõik olete oodatud, et see missioon on see, et me ei jääks sinna ainult 48 tunni sisse, et me tõesti tahame, et edasi utsitada ja selle kas või selle mentorluse kontaktide toega edasi lükata neid inimesi, kes tahavad, et sellest kasvaks midagi suuremat välja. No ma tean, et see saab stardireedel, on ju. Kui kaua saab kirja panna ennast, et kui kaua see protsess on? Kirja saab panna ennast neljapäeva südaööni, et võtame viimase hetkeni, võtame osalejaid vastu, et ei jääks keegi ukse taha, et nagu ikka viimasel hetkel tekivad need mõtted või see julgus, et okei, ma nüüd panen ennast kirja. Et jah, neljapäeva südaööni võtame osalejaid vastu. Kuidas kirja saab panna? Kirja saab panna kodulehel forwardspace.ee /hack eesti keeles kirjutatuna ja seal suur nupp liitu, registreeri osalejaks, et tegelikult seda infot leiab ka meie Facebookis, Instagramis Forward Space. Kui otsingusse panna, siis peaks igalt poolt lihtsasti kätte saada olema see info. No sa oled öelnud, et oled mitmel Hackatonil ise osalenud, eks ju. Kuidas sulle tundub, kas pärnakad, pärnumaalased on aktiivsed osalema? Oleme me ettevõtlikud, kuidas sulle tundub selle sees olles? Jaa, selles mõttes, et ega enne me ei näe seda niimoodi väljaspoolt, kui sa ise lõpuks osaled ja märkad ja näed inimesed, et ma olen neid nägusid nina peal näinud, aga ma ei kujutanud ettegi, et teil ka mingi huvitav ettevõtmine on või mingid ägedad mõtted, et tegelikult üldjuhul on pärnakad aktiivsed ja tublid just neid ideid arendama ja midagi välja mõtlema ja ära tegema. Kuigi
osalemine on avatud üle Eesti osalejatele. Eks ikka, ma näen, et ka mujalt, ka väga palju mujalt on osalejaid ja huvitujaid ja tahakski veel utsitada pärnakaid, et kindlasti tulge võtke osa ja näidake silmad ette nii-öelda väljaspoolt osalejatele, et ka meie oleme tublid ja ka meie osaleme, kui midagi meie linnas toimub. Kuidas üldse see idee korraldada Pärnu häkki, kuidas see sündis? Tead, ega see tegelikult sündiski tänu sellele, et Startup Estoniast Elina Tuubova jagas seda informatsiooni, et on tekkinud selline võimalus osaleda hankes. Ja nende poolt oligi see justkui nagu välja hõigatud, et oleks võimalik väljaspool Harjumaad, väljaspool Tartumaad, oleks võimalik tegijatel ka korraldada häkatoni, sest et väga paljud sellised suurüritused, konverentsid, häkatonid toimuvad kas Tallinnas või siis Tartus on enamjaolt ikkagi Tallinnas ja nende soov ongi olnud see, et ka teistel nii-öelda maakondadel, ka väiksematel maakondadel kohtadel oleks võimalus midagi korraldada. Ja meie Forwardiga mõtlesime, et miks mitte, võtame selle väljakutse vastu, osaleme selles hankes, kirjutame projekti kokku ja nii läks, et meil vedas ja meid valiti välja. Ja tegelikult ju Pärnus ei ole nüüd, kui ma ei eksi, 5 aastat äkki midagi sellist häkatoni laadset korraldatud. Et sealt see alguse sai tänu siis Startup Estoniale, tänu sellele, et Euroopa Liit seda rahastab, et sealt jah. Kuna pole ju nii ammu tehtud, siis on kindlasti tung suur. Kas ühelt maalt võib juhtuda, et saab registreerujate arv täis ka või seda ohtu ei ole? Tead, ma praegu ütleks, et seda ohtu ei ole, et me nüüd üldse kindlasti ära ei mahu, sest et jällegi tänu strandile, et strandis on nii suured ruumid selle korraldamiseks, siis kindlasti mahume kõik ära, et me oleme selleks nädalavahetuseks kõik strandiruumid ära hõivanud. Et on suur lahesaal meie jaoks, kus seda suurt nii-öelda kogunemist korraldada ja väiksemad ruumid, kus tiimid saavad siis omaette nokitseda ja toimetada, siis seda ohtu ei ole, et me ära ei mahu. Ehk et siis ei pea kõik tegema sealt suures saalis kogu aeg tööd, vaid saavad olla oma ette. Ja, et meil sellised suuremad kogunemised on sellises siis suures lahe saalis ja kusjuures on nii ägeda vaatega, merevaatega, megaluks saal ja väiksemad tööd siis, kui me tiimidesse ära jaguneme, siis saavadki igaüks nokitseda oma ruumides, väiksemates siis seltskondades ja muidugi on vabadus ka, miks mitte majast välja minna, et kes tahavad kuskil oma pundis, kuskil omas kohas tööd teha, et ei ole ka piiranguid, et me ei pane teid luku taha, et see võimalus on ka täiesti olemas. No igatahes, kellel on endal idee või kellel ideed ei ole, aga ta teab, et tal on mingisugust teadmist, mida pakkuda või kui pole kumbagi, aga tahaks nagu millestki väga ägedast osa saada, et siis tasub igal juhul kirja panna ennast. Jaa, absoluutselt, kindlasti, sest et esimene samm ongi see, et tuleb alustada lihtsalt. Sellega võtame täna kokku. Suur aitäh, Kristina, lihtsalt alustame ja hakkame minema. Aitäh sulle, Regina!